Tere kõigile! Loodan, et teil on seni olnud väga tore mess. Minu nimi on Nikolai Kunitsen ja mina olen MTÜ Foorum teatrist. Ja minuga on siin kaasas veel paar inimest, kes ütlevad teile ka enda nimed. Palun! Tere, mina olen Monika. Mina olen Kertu. Mina olen Martin. Ja mina olen Pekka. Teeme neile suure aplausi kohe. Aitäh teile! Ma korraks küsiks, kes on teist esimest korda sellel messil? Palun tõstke käsi. Kui paljud. Kas keegi teist on enne seda messi kuulnud ka midagi Foorum teatrist? Kui vähesed. Väga tore. Kas keegi on siin messil ka enne näinud Foorum teatrit? Veel vähesemad, suurepärane. Foorum teater, nagu iga üksteist ilmselt aru saab, koosneb 2 sõnast. Seal on sõna foorum, mis on selline, siis ütleme, vana termin arutelu kohta. Ja seal on sõna teater, mis on siis sõna teatri kohta. Ja täna me teemegi sellist asja, et me arutleme läbi teatri. Mis tähendab seda, et meie oleme siin tulnud teie käest abi küsima, ausalt öeldes. Et võib-olla, mis meid eristabki teisest nendest töötubadest ja ettekannetest, mis siin on olnud, on see, et meie pole eksperdid. Me ei tea lahendusi. Me panustame sellele, et äkki teie teate lahendusi. Äkki teie olete eksperdid. Aga kunagi ei tea. Ehk siis, mis me täna teeme siin, on see, et me koos arutleme ühe teatud probleemi üle, ühe teatud valdkonna üle, ja me loodame, et teie saate meid ka aidata selle probleemi lahendamisel, sest ausalt, me ei ole eksperdid. Me oskame näidelda natukene, võib-olla, eks te ise peate otsustama seda, aga see vaimse tervise teema, me oleme nagu tavalised inimesed selles. Ja selleks, et natukene veel seda teemat sisse juhatada, mul on paar küsimust teile ette valmistatud. Ma natukene provotseerin nende küsimustega, eks ole. Ma esitan teile ühe väite ja kui te olete nõus sellega, siis ma palun, et te tõuseksite püsti. Kui te ei ole nõus, siis jääge istuma. Kui te olete laisad, võite ka istuma jääda. Ja kui te olete nagu nii, et poolenisti nõus, võite kuidagi nii imelikus asendis ka olla, aga see on teie enda otsustada. Inimene on ise süüdi, kui tal elus läheb halvasti. Kes on sellega nõus? Ikka mõned on. Väga hea. Võite maha istuda, ma ei taha teie arvamust hetkel teada, ma tahan, et te mõtleksite natukene selle teema üle. Teine küsimus on see. Kui inimene ise enam ei jaksa, siis mitte keegi ei saa teda aidata. Kui sa oled nõus sellega, tõused püsti. Kui sa ei ole nõus, jääd istuma. Ja kui sa oled 2 vahel, siis sa oled 2 vahel. Okei, väga hea, võite maha istuda. Ja 3. küsimus on võib-olla natukene siuke isiklikum, on see, et ma ei tea, kuidas teil, aga minul on elus päris tihti päris palju stressi. Ja vahel mul on tunne, et ma ausalt enam ei jaksa. Kellel teist ka on vahel tunne, et ausalt enam ei jaksa, siis tõuske püsti. Mul tulid natukene külmavärinad ja ma nagu ei oodanud seda. Istuge maha. Aitäh teile. Mis me nüüd tegema hakkame, on see, et me näitame teile ühte lugu. Ühte lugu, mis me oleme kokku korjanud erinevatest aspektidest, mis me oleme kuulnud, mis me oleme lugenud, mida meie tuttavad või sõbrad on meile rääkinud. See ei ole võib-olla kõige ilusam lugu. See ei ole kindlasti kõige toredam lugu. Aga see on päris. Meie usume, et selliseid asju juhtub. Ja teil, kui praegust publikul, on üks ülesanne. Teie peate hästi tähelepanelikult vaatama, mis siin loos toimub.
Sest Foorum teater ei saa toimida ainult niimoodi, et meie tuleme näitame teile midagi. Foorum teater saab toimida ainult koostöös ja me vajame teie abi. Nagu ma ütlesin, meie oleme diletandid. Meie ei tea lahendust sellele loole. Me loodame, et teie aitate meid. Nii et selleks, et seda lugu näidata, nüüd tutvustavad teile ennast näitlejad, palun tõuske püsti. Ja nagu ma ütlesin, siis nüüd tutvustavad nad teile ennast kui karakteritena, keda nad mängivad, mitte ennast kui päris inimest. Meil on siin loos Agnes, 35-aastane, Kätlini sõbranna. Ma olen Kätlin, ma olen 30 ja mina olen Aini elukaaslane. Mina olen Ain, 35, Kätlini mees. Ja mina olen Jüri, 56 aastat, Aini sõber. see on meie tegelast, teeme neile aplausi. Nüüd seni näitlejad võivad panna valmis esimese stseeni ja võib-olla teist need tähelepanelikud juba märkasid, et mina ei öelnud, keda ma mängin või mis tegelane ma olen. See on selle tõttu, et mina ei mängi mingit tegelast. Meil on siin Foorum teatris selline tava, et meil on näitlejad, kes teile tutvustasid ennast, siis nagu ikka teatris peab olema publik, eks ole, kes vaatab seda ja mõtleb, et mis nad nüüd seal teevad. Aga Foorum teatris on veel üks siuke vahepealne tegelane, keda siis täna kehastan mina, kes on nii-öelda jokker. Minu eesmärk on vaadata, et see, mis laval toimub, jõuab teieni ja see, mis teie peades toimub, jõuab ka lavani. Nii et minu eesmärk on olla siuke, nagu ikka jokker, natukene pahatahtlik, kiuslik ja see, kes küsib palju küsimusi. Meie lugu leiab aset kodus ühel päeval. Vaatame, mis juhtub. Palun. Kuule, ma panin su hambaharjaga siia. Aitäh sulle. Läheb Soome laev tunni aja pärast. Kuule, kas sa mulle selle kütusekaardi kõik Jaa, jätsin. Kuule, ma panin raha kapi peale samasse kohta. Sa oled nii armas. Ma jään nii igatsema teid. 100 mind ukseni. Ei taha ka, et sa ära lähed, aga... Tšau. No, olgu. Niimoodi algas meie lugu. Kas seni on kõik selge, mis siin juhtus? Väga hea. Meie lugu jätkub umbes 1,5 nädala pärast Kätlini kodus, kui tal on sõbranna külas. Vaatame, mis siis toimub. Kätjukene, tšau, tahan sulle nii palju rääkida. Kuule, aga oota, enne kui sa mulle rääkima hakkad, et ma ostsin veini ka. Oh, väga hea. Toon või? Muidugi. Võtame veini, ma hakkan sulle kohe rääkima. Tead, see Itaalia. Ma Rauliga olin Itaalias. See puhkus oli lihtsalt võrratu. Sa ei kujuta ette. Me elasime villas. Aitäh. Me elasime villas mere ääres. See on vapustav. Lained, merekohin. Ma olen uuesti armunud. Ma olen täiesti armunud. See on selline elu. See on elu paradiisis. Kätu. Kuidas sul muidu? Ei, mul läheb hästi. Me lähme ka Ainiga reisile. Päriselt, kuhu? Soome. Et siis, mis teed Soomes? Ma lähen lihtsalt sinna ta juurde. Et selline puhkus või? Okei, aga kas see Ain midagi siin kodus ka on jõudnud teha? Ma vaatan, et olukord on ikka päris nutune selle remondiga teil. Kuule, enne kui ta ära läks, ta just 3. toa seina ära krohvis ju. Jumal küll, kuidas sa lapsega siit saad üldse elada? Kuidas, kas sa nimetad seda siis eluks või? Kätu, kallis, sa oled enamat väärt. Aga mul on mõte, mis mul meelde tuli. Vaata, Raul korraldab näituse avamist. Ta kureerib seda. Seal on kõik väga jõukad, väga rikkad ja väga toredad inimesed koos. Lähme. Ei, ainult siis, kui Ain ikka ka kaasa tuleb, jah? Ain tuleb ju. No Ain ei jaga ju kunstist midagi. Mida sa Ainist vead sinna? Pealegi Raulil on seal vallalised sõbrad. Nad kõik on Agnes, mul ei ole vaja neid, mul on Ain. Kõik on väga hästi. Ain, vaata, milline elu. Tšau, kallis. Ain. Tere. Sa pidid homme tulema. Noh. Mul on hea meel muidugi, aga... Tule näha. Kuule, sa oled joonud? Natuke võtsin jah laeva peal.
kuule, tule räägime natuke, ma ei taha siin. Ole nüüd, Ain, me oleme Kätuga nii lähedased, sa võid minu kuuldes rääkida, ma ei pane teid tähelegi. räägi siis siin. Mind vallandati. Oppa. No ma tahan last näha. Oot, ei kuule, Ain, see ei ole hea mõte, sul on lõhnad ja magab alles jäi. On baari. Selline elu ongi, nüüd läkski baari nüüd või? Kätu, sa nimetadki seda nüüd nagu siis toredaks kooseluks või? Kätu, kallis, sa oled paremat ja enamat väärt. Kuule, räägi veel sellest näitusest, jah. Just. ja niimoodi lõppes meie teine stseen, aga ka see ei ole veel kõik. Meie lugu jätkub, möödas on 2 kuud ja seekord toimub tegevus ühes baaris. Vaatame, mis juhtub. Ei ole. Klaasid on teised. Tere hommikust! Oi, tere. Kuule, miks sa jälle istud siin kurva näoga? Mis sul viga on? Kuule, ma ei ole ikka veel tööd leidnud. Ei ole vaja. Huvitav. No ma olen saatnud CV-sid ja käinud vestlustel ja tead, ei ole piisavalt kogemusi. Ma ju olin seal Soomes mustalt tööl. No sellepärast, ja. No võtame, kuule. Kuule, kuidas sul muude läheb? Halvasti läheb. Halvasti? Tead, ma räägin sulle. Nüüd on maksuamet on kaelas ja tead... No kurat, see maksuamet on iga ühe kaelas. Mul on mitu kuud on eelmise pere lapse alimendid maksmata. Kuule... Mul on abi vaja. Kuule, võtame abiks viskid. Mul ei ole raha. No nii. Aitäh sulle. No viski aitab alati, kui on mingid mured, Käisin üks päev käru lükkamas, tead, Nii. kaubakeskuses, sinna võetakse küll tööle. Aga see ei ole piisav, vaata pere jaoks. Raha siit saab, eks ole. No raha saab, aga see ei ole piisav. Mul on laenud vaja maksta ja tead, peres on ka asjad teravaks läinud. Ma ei tea, kaua nagu niimoodi naisele. Sitä juttu ma olen mitu korda siin kuulnud. Ma ei jaksa enää sitä kuulda, kun mä lähden menemään. Kustuta mind ära. Selline hommik siis baaris, aga ka see ei ole veel kõik, sest et meie lugu jätkub nädala aja pärast kodus. Vaatame, mis siis juhtub. Kuule, Ain, me peame rääkima. Tead, mina ei saa niimoodi enam edasi minna. Lapse ma saatsin juba ema juurde ja kohvrid pakkisin ära ja mina olen minema. Päriselt ka. Ma nagu päriselt ka ei jaksa enam, lihtsalt nagu sa ei otsi ikka veel tööd, meil maja laguneb koost ära, jälle see katus laseb läbi ja üleüldse su endised need alimendid tulevad juba minu nimele ja okei, ma alguses aitasin sul maksta, aga nagu ma lihtsalt ei jaksa neid aidata sul enam maksta üleüldse. Mingid kirjad tulevad, mingid imelikud kirjad tulevad juba mulle. Ma tõesti lihtsalt enam ei jaksa. Ma tahaks ära kustutada reaalselt kõik selle, mis meie vahel olnud on, sest lihtsalt ma ei jaksa enam. Mina ei taha enam niimoodi elada. Ma ei taha elada. Ja see on meie loo lõpp. Palun tehke näitlejatele aplaus.
nüüd hetkel korraks perioodiks, üheks väikseks perioodiks on see teatri osa pausile pandud. Nüüd tuleb see foorumi osa, see arutelu osa, mis ma teile lubasin. Ja mul on teile esimene küsimus. Mis siin loos juhtus? Kas keegi oskab mulle, ma küsin teile sedapidi, tõstke käsi, kui teil oli selge, mis siin loos juhtus, kui lugu oli arusaadav. Okei. Suur osa inimest tõstis käsi. Kas kellegile jäi ka lugu arusaamatuks? Ei, super, 100% päeva esimene õnnestumine. Järgmine küsimus on see, et ma palun, et te vaataksite enda kõrvale, kas vasakule või paremale, ja teil on aega umbes 1 minut, et rääkida selle inimesega, kes teie kõrval on. Kui te üldse ei meeldi rääkida, olete selline introvertne ja siis te ei pea rääkima. Aga ma julgustan, et korraks öelge oma nimi ja arutage oma vahel, et mis siin loos juhtus, mis siin nagu tegelikult juhtus. Okei, 1 minut, mitte rohkem. Läks. Ja umbes 10 sekundit on jäänud. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Katsuge palun lõpetada oma lause. Tänada oma vestluspartnerit. Aitäh, aitäh. Mina olen see, kelle peal valgus on. Ma nõuan nüüd tähelepanu. Aitäh. Nii. Te olete valmis mikrofonidega? Jah, okei. Võtame siis esimese ohvri, see neiu siin. Kas sa saad öelda 2 lausega, mis siin loos sinu arvates juhtus? Ma tegelikult jõudsin suht lõpus, aga... Super, mis sa nägid? Ma nägin seda, et inimesel oli nii palju kohustusi kaelas ja ta ei näinud väljapääsu. Okay. Et samas muidugi mõistsin ka tema naist, aga ma ei tea, võib-olla sellisel juhul võiksid pöörduda kellegi poole, kui ei osanud ise lahendust leida. Nii et sa nägid lugu, kus oli väga palju kohustusi, aga samas sa mõistsid ka teist poolt, miks ta niimoodi käitus. Täpselt. Väga hea, aitäh. Ja. Kas oli raske vastata? Ei olnud. Super. Kas keegi nägi ka midagi muud siin loos? Või kõik nägid seda sama asja? Seal on üks käsi. Kas saaks mikrofoni sinna viia? Seal tagareas. Tõstke käsi, jah, aitäh. Kuhu ma pean rääkima? Ma nägin seda, et mitte keegi ei kuulanud mitte kedagi. Ahah, sa nägid, et mitte keegi ei kuulanud mitte kedagi. Okei. Tähendab, ei pühendunud teise inimese jutusse. Aktiivne kuulamine puudus. Et puudus aktiivne kuulamine oli ainult siis, ma saan aru, passiivne kuulamine? Igaüks oli oma mõtetes, et üldse ei kuulanud kaasle. Et ta ei olnud mõtetega teise inimese. Tähendab, ükski osatäitja ei kuulanud üksteist. Et osapooled ei kuulanud üksteist, aitäh. Kas keegi nägi veel midagi, mida veel pole mainitud? Nei, paistab, et saime peamised asjad kaetud. Nüüd mul on korraks veel üks selline küsimus. Ma tean, meil on siin publiku seas inimesi, kes ei valda eesti keelt, kes räägivad inglise keeles ja nemad ei saanud sellest loost ilmselt mitte mõhkugi aru. Ma tean, Tallinna Ülikooli tudengid. Nii et kas saaks mikrofoni sinna keskele viia, kellegile neist näete seal üks neiu lehvitab? Can you raise your hand? Yeah. Can you tell us what you saw? Ma tõlgin pärast, ma küsin talt, et mida tema nägi. Ma on lihtsalt huvitav, mida nad teevad siin. So what did you saw? I think I saw a couple and the man is depressed and maybe he goes to work and gets fired. And then she's talking to her friend and she's like, it's no big deal, you can leave him. And then he goes to a bar and gets drunk with this guy and he says,
don't worry about it, life's fine, just drink. And then she leaves him, and he doesn't want to live anymore. Okay, thank you very much. Ma ütlen ausalt, see ei olnud nagu kokkumäng, aga mida see tüdruk ütles, mis ta nägi, on see, et seal oli mingi pere ja siis see mees vist nagu läks tööle ja siis paistab, et ta vallandati ja siis sõbranna ütles, et jäta see mees maha, et ütles, et ei, meil on kõik hästi ja siis mees läks baari ja siis sõber ütles talle, et ära muretse, kõik on hästi, et joo edasi ja lõpuks naine jättis ta maha ja mees ütles, et ta enam ei taha elada. Ehk siis kuidagi tundus, et isegi ei olnud sõnu vaja, et nagu nii saime loost kõik ühtemoodi aru. Millest mul on hea meel. Sest nüüd ma annan teile järgmise ülesande. Me juba kuulsime nendest inimestelt, kes ütlesid, et mis nad nägid siin, et siit tuli välja, et näiteks probleemiks võib olla see, et ei kuulatud või siit tuli juba esireast, neiu ütles, et äkki oleks pidanud seda tegema. Aga mis ma tahan teilt küsida seda, et mis on teie arvates selles loos kõige põhilisem, kõige olulisem probleem? Kindlasti siin on mitmeid probleeme. Aga mis siin on kõige põhilisem probleem teie arvates? Okei, ma annan teile jälle minut aega, võite kas omaette mõelda või kellegiga arutada, aga öelge mulle selle minuti lõpus, mis on kõige olulisem probleem teie arvates siin loos. Okei? Läks, palun. Jah. 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 Väga hästi. Ja jällegi 10 sekundit on jäänud, katsuge lõpetada oma lause. Võite järjekordselt olla viisakad ja tänada oma vestluspartnerit. Nii, kes tahaks minuga jagada, mis on tema arvates siin loos kõige olulisem probleem? Palun tõstke käsi. Käte Meri, ma ei teagi, keda valida kohe. Jah, siinpool on üks, tuleb kohe mikrofon selja tagant. Meie siin siis arutasime ja tulime selle peale, et puudulikud suhtlemisoskused. Puudulikud suhtlemisoskused. Okei. Kes on nõus, et see on selles loos kõige suurem probleem? Palun tõstke käsi. Kiire hinnangu järgi umbes 30 inimest. Väga hea, aitäh. Kas kellegi teise arvates on siin loos mingi muu põhiline probleem? Seal on üks härra. Äkki on alkoholi kuritarvitamine? Alkoholi kuritarvitamine. Kes on nõus, et alkoholi kuritarvitamine on selles loos põhiline probleem? Ja ka tulevad mõned poolt hääled. Teil oli käsi üleval, jah? Kas saaks sinna ka mikrofoni? Tõstke korraks käsi, siis näeb teid. Jah, aitäh. Meie siin ka arutasime ja leidsime, et kõige suurem probleem on sellel perel see, et naine oleks võinud meest toetada. Et kõige suurem probleem on see, et naine ei olnud piisavalt toetav? Jah. Okei. Kes on nõus sellega, et kõige suurem probleem on see, et naine ei olnud piisavalt toetav? Ja ka üks silma järgi 20-25 inimest. Okei. Kas kellegi on veel mõni probleem puudu, mida me pole maininud, mis on kõige olulisem teie arvates? Majanduslik. Aha, raha. Okei, kes on nõus, et kõige suurem probleem siin oli see, et raha ei ole? Ja nii, mõnigi inimene, väga hea. Me siin arutasime, et eelkõige on siin, et see töölt lahti laskmine käi üle öö. Ehk siis see tähendab seda, et seal on probleemid juba enne. Ehk siis see ennetuse puudumine võib-olla on see, mis võiks olla siin see suurim probleem. Ennetuse puudumine kelle poolt või? Siin võib ühiskondlikult laiemalt mõelda, et kas esmane abi on saamata, kas okay, mingi sotsiaalne turvavõrk siis või midagi sellist. Okei, et mingi ennetus või sotsiaalne turvavõrk, kelle arvates see on kõige olulisem probleem? No tõstke ise vähemalt enda poolt. Okay. Jaa, siin on veel üks ära. Te tahate kommenteerida?
ja saaksite korraks mikrofoni rääkida, kuna meil on otseülekanne, muidu ei ole kuulda. Nii, palun korrake algusest. Et naiste ootused meestele on ülimalt kõrged, mis panevad mehed surve alla ja surve all ei suudeta kunagi õigeid otsuseid teha. Nagu näha, et ega see mees oli ju selle naise jaoks püüdnud küllaltki palju, ta oli seal võtnud laenu ja mida kõike teinud ja ta ei tulnud omadega välja, eks ole, aga ega keegi teda ei toetanud. Okei, nii et teie arvates kõige suurem probleem on see, et naistel on liiga suured ootused meeste suhtes ja mehed ei suuda siis... Üleüldse ühiskonnal. Ühiskonnal on, okei. Kes on nõus sellega, et ühiskonnal on liiga suured ootused meeste suhtes ja see on siin loos kõige suurem probleem? No nii, mõnigi. Enne kui ma annan kommentaari sellele, et ei ole nõus, ma võtaks siit veel Et meie arutasime siin ja leidsime, et võib-olla kõige suurem probleem selles loos on see, et väärtushinnangute küsimus. Et ühesõnaga väärtushinnangud olid paigast ära. Kellel? Nii mehel, naisel oli pigem, aga ta ei näinud, olidki need väärtushinnangud paigast ära, et ta ei näinud, mis on nagu oluline. Okei, nii et probleem on selles, et naisel olid väärtushinnangud paigast ära. Ta ei näinud, mis on oluline. Ei, tegelikult ka mehel. Ja mehel ka. Mees ei näinud mõlemad väärtushinnangud paigast ära, okei. Siin on üks vastulause emotsionaalne, et kas saaks... Meie vaidleme selle meesterahvale vastu, sest see naine maksis isegi oma mehe esimese naise ja lapse alimente. Ja meie arvame, et seal oli suur osa ka sõpradel, kes ei olnud tegelikult sõbrad. Et paljustki need mõtted tulid ka sõpradelt, et me arvame, et ka sõprade valik oli vale. Okei, nii et te vaidlete vastu sellele, et tegelikult see naine toetas oma meest, maksis isegi eelmise naise lapse alimendid kinni ja probleem võib olla hoopis sõpradest, kes ei olegi päris sõbrad. Meie oleme siin reas sellel arvamusel. Väga hea. Sest et see... Aga meil on veel arvamusi. Okei, siin on vist läheb juba edasi, te tahate ka kommenteerida? No täpsustavalt see, et naine toetas see korralikult. Point oli selles, et see mees otsustas purjus peaga paaris otsida endale kedagi usaldusisikuks selle asemel, et naisega rahulikult rääkida ja arutada. Okei, nii et probleem oli see, et mees räägib paaris purjus peaga, mitte kodus naisega. Just. Okei, väga hea, sest see, mis me praegu tegime siin, see ongi juba see foorumi osa. Meie eesmärk siin ei ole tulla teile õpetama, et ma ei tea, et kui te olete Soomes töölt vallandatud, mustal töötanud, ärge tehke seda või tehke toda. Nagu ma ütlesin, meie ei tea lahendusi. Meie tahame teada teie arvamusi. Ja mida rohkem on erinevaid arvamusi, seda suurema tõenäosusega me võib-olla jõuame arvamuseni, mis meile meeldib. Ja meie eesmärk siin ei ole panna teid nõustuma ühegi teise arvamusega. Me tahamegi, et teil oleks võimalikult palju erinevaid arvamusi. Heal juhul te lähetegi vaidlema, siis ma saan öelda, et minu päev läks korda, panin inimesed vaidlema mingi asja üle. Nüüd enne, kui me läheme edasi, mul on veel üks hästi oluline küsimus. Ma palun, et te mõtleksite selle peale. Kas see, mis te nägite siin, kas see on reaalne? Kas selline asi võib juhtuda Eestis? Kes arvab, et võib, palun tõstke käsi. Okei, suurena ostessid käe, väga hea. Ma palun korraks näitlejad siia ette. Sest et nüüd on publikul vaja teha üks järjekordselt väga-väga oluline otsus. Foorum teatris me lähtume sellisest põhimõttest, et iga inimene saab valida, iga inimene saab mõjutada seda, mis siin loos toimub. Aga selle jaoks ma tahan teil teada, et mis tegelastest teil hakkas siin loos kahju? Kellel teil on tunne siin loo lõpus, et kurja, tal oleks võinud paremini minna. Tõesti tahaks, et tal elu oleks parem. Te ei peagi teadma, mida teha. Teil on lihtsalt see tunne, et mul on kahju temast. Mis su nimi oli? Agnes. Agnes. Kas kellelgi hakkas Agnesest kahju? Tõstke käsi, kui teil hakkas, ärge öelge, kui teil ei hakanud. Seal on üks, kas saaks küsida teilt, miks seal neiu punaste juustega taga, sealt täitsa keskel taga. Tõsta korraks käsi. Ütle, miks sul hakkas Agnesest kahju? Võib-olla eelkõige sellepärast, et ta on nii nagu pimestatud igasugustest säravatest asjadest ja elust, mis tegelikult ei ole ju päris väärtused, on ju. Et tal on mingid valed väärtused, mida ta hindab? Jah, ta on mingi pseudo nagu. Okei, arusaadav. Kas kellelgi hakkas veel Agnesest kahju? Siiapoole. Kus? Jah. Vastati ära täielikult. Täpselt sama. Täpselt sama, jah. Sul on kahju inimesest, sest tal on valed väärtused. Väga arusaadav. Jüri, jah?
Kas kellel hakkas Jürist ka kahju? Pean korraks vaatama. No nii, siin esireas Helen. Kas saaks Helenile korraks mikrofoni? Miks hakkas Jürist kahju? No kui vaadates, kus ta õhtuti ja päeviti ja hommikuti oma aega vedab, siis siin võiks küsida, et miks ja miks ta on sellise eluringi jäänud, et ta seal alkoholi tarbib juba näiteks hommikuringis. Et sul hakkas kahju, sest on päev otsa baaris? Või? Baaris ja tegelikult ongi, et inimesed tulevad ju sinna muresi kurtma, et tema pigem boikoteeris ja läks oma rütmiga edasi. Okei, ma lihtsalt ütlen siin vahepalana, nagu te aru saate, Foorum teater ei ole päris siuke tavaline teater. Ehk siis siit oli küsimus, et ei saa aru, miks ta päevad läbi baaris on. Aga õnneks Foorum teatris me saamegi küsida näitlejatelt asju. Seepärast ma algul küsin, kas te saite aru, mis siin toimus? Te ütlesite jaa. Kui te poleks aru saanud, siis ma oleks öelnud, millest aru ei saanud. Küsige. Mina küsin küll. Jüri, miks sa oled päev otsa baaris? No, mul naist ei ole. Alkoholi maitseb mulle. Sõberiga ma rääkin küll, aga selliste juttu, mis ta räägib, ma ei jaksa enam kuulata. Siis me lähen kuskile muuale, teise baari. Kas see vastas küsimusele, miks ta on baaris? No, selge, näed. Kohe probleem lahendatud. Kas kellelgi hakkas Kätlinist ka kahju? Okei, võtame siit samast esireast. Tuleb kohe mikrofon. Ütle lihtsalt, miks sul hakkas temast kahju ja kui sa ei tea, siis ütle, ma ei tea. Kahju hakkas sellepärast, et kui tema läks oma kaasa juurest minema, siis tõenäoliselt ei olnud selle otsusega ikkagist väga õnnelik ja rahul ja tegelikult keegi ei aidanud teda selles loos ka. Sul hakkas kahju, sest lõpus, kui ta läks oma kaasast lahku, sul tundus, et ta ei ole päris rahul selle otsusega ja tegelikult keegi ei aidanud teda ka selle loo puhul. Kas sain õigesti aru? Jah. Okei. Kas kellelgi hakkas Kätlinist mingil muul põhjusel ka kahju, kes tõstsid käe? Ei? See... Okei. Aga no, ma palun teinekord tõstke käsi, sest meil on see lindistus, et muidu ei kuule publik teid, kes vaatab meid, need 10 000 vaata, kes vaatavad Facebookis. Nii, sealt tuli veel üks kommentaar, miks hakkas Kätlinist kahju? Mul hakkas kahju, et ta mees käib Soomes tööl, et ta üksi peab olema kodus ja veel remontimata kodus või pooliku remondiga kodus ja selles mõttes hakkas kahju. Et sul hakkas kahju, sest et naine on kodus üksinda, pooleldi remonditud kodus ja samal ajal mees käib Soomes tööl. Tõesti okei, hea põhjus. Ja kellel hakkas, mis su nimi oli? Ain. Ain. Kellel hakkas Ainist kahju? Okei, enamus valis Aini. Miks teil hakkas Ainist kahju? Kes tahaks jagada? Siin on üks käsi, jah. Mul hakkas kahju sellepärast, et naisel ei olnud sellist teadlikkust sellest, kuidas mehe ja naise vaheline psühholoogia tegelikult tuleb mängu olukorras, kus mees toetada. Ehk siis miks ta ei toetanud, sest ta ei olnud teadlik sellest, kuidas seda meest toetada ja mis erinevused sellises olukorras nagu mehe maailmas toimuvad ja naise maailmas toimuvad. Okei, see kõlab nagu sa tead, millest sa räägid, see oli asjalik. Kokkuvõttes tundus, et sa ütlesid, et sul hakkas kahju Ainist, sest et Kätlin ei teadnud, kuidas temaga tegeleda sellises olukorras. Okei, siin kuskil oli ka jah? Minul hakkas Ainist kahju sellepärast, et mulle tundus, et tal on puudulikud oskused sellises olukorras isegi hakkama saada, et edasi liikuda eluga ja toetada ka oma naist. Sellepärast, et Ainil on puudulikud oskused, ta ei osanud siit eluga hakkama saada ja toetada. Ja sealt taga oli ka üks käsi, seal punase salliga. Jah. See on väga harva, kui inimesed julgevad tunnistada, et tal on probleemid ja ta tahab abi saada ja keegi ei kuulanud teda, ei võtnud tõsiselt. Ta mitmele inimesele ütles, et tal on nii naisele kui sõbrale. Et ta tegelikult ütles nii naise kui sõbra, et tal on probleemid, mured, aga keegi ei aidanud teda, sellepärast ja see on hakkas harva, kahju. kui inimesed seda välja ütlevad, et need ikka peab päris suur mure olema. Et see on harv juhus, kui niimoodi tehakse, et peab olema suur mure. Okei, väga hea. Kindlasti teil on veel mõtteid, aga me ei taha kõiki ainult teie mõtteid kuulata. Sest nüüd me lähme Foorum teatri teise osa juurde, ehk siis me lõpetame korraks selle foorumi ära, lähme selle teatri osa juurde tagasi. Praegust meeldib see meile või ei, aga demokraatlikult valiti, et meie loo peategelane on Ain. Teil hakkas kõige rohkem kahju Ainist.
see ei tähenda, et meil teistest ei hakanud kahju ja me tuleme selle juurde tagasi, aga hetkel me valisime peategelaseks Aini, mis tähendab seda, et teil kui publikul on nüüd selline ülesanne. Te peaksite mõtlema, mida Ain saaks teisiti teha, et ta läheks elus paremini. Ja kuidas see välja näeb, on see, me paneme selle sama loo otsast peale, täpselt samamoodi käima ja teie ülesanne eksperdina, publiku liikmena, kes iganes te olete, kui teil hakkas Ainist kahju, on mõelda, mida ta saaks teisiti teha või öelda või isegi mitte teha. Ja kui te tunnete, et nüüd on see hetk, kus ta peaks tegema midagi või ütlema midagi, siis ma palun, et te ütleksite stopp. Proovime korraks niimoodi, et ma loen 3 ja teie ütlete stopp. 1, 2, 3. See oli natukene hale. Proovime uuesti. Ma loen 3 ja siis te ütlete stopp kõva valju häälega. 1, 2, 3. Pole paha, aga ma arvan, et te saate paremini. Viimast korda veel. 1, 2, 3. See on juba asjamoodi. Igast ajast näitlejad, palun võtke esimese stseen valmis, pange ennast valmis. Me näeme lugu Ainist ja mis juhtub temaga. Ja teie ülesanne on vaadata, kui Ain saaks või peaks midagi teie arvates teisiti tegema, siis palun öelge stopp. Selge? No nii, vaatame siis, mis siin loos juhtub. Kuule, ma panin su hambaharjaga siia. Aitäh sulle. Tunni aja pärast läheb laev. Juba, et pean kiirustama. Kuule, ma jätsin raha sinna kapi peale, samasse kohta. Kas sa jätsid kütusekaardi ka? Jätsin. See on nii hea. Ma jään teid nii... Stopp! Kas keegi ütles stopp? Kes? Ma ei kuulnud, vabandust, seepärast palusingi. Ja, mis ta valesti teeb? Kas saaks mikrofoni sinna? Oi. Loodame, et tervis nii vaimne kui ka füüsiline on korras. Ma mängiks edasi seda lugu niimoodi, et Ain... Oota, sul on kohe nagu idee, kuidas mängida seda? Et noh, mis ta valesti teeb? Okei, aga teeme niimoodi, et sa tule ja näita meile seda, mis sa ikka seletad. Ei, piisab, kui ma ütlen. Ei, aga tule ja proovi näidata, sest vaata, teeme talle aplausi. Tule siia. Võta see mikrofon ka kohe kaasa. Ma lihtsalt ütlen sulle, et minul koolis ma mäletan neid õpetajad, kes ütlesid, et jõle kerge kontrolltöö tuleb. Oli ta jee. Noh, siis mul on üks sõber, kes ütleb, et kuule, ma olen 5 minuti pärast kohal, ma tean, et on veel kodus duši all. Ehk siis üks asi on öelda, et ta peaks niimoodi tegema, aga teine on asi tulla ja näidata. Aga ma kahjuks ei ole mees, aga ma mängin ja, sa mängid, vaata, Ain annab sulle oma koti ja nüüd sina oled Ain. Meil on uus Ain, uue ideega. Kas sa tahad teist mikrofoni äkki või? Las olla, okei. Publik, teie ülesanne on jällegi vaadata. Mina olen Ain. Sina oled Ain, jah? Ja mina ütlen oma naisele. Ütle lihtsalt. Nii, et tead, ma otsustasin, et ma sinna Soome ei lähe, sa oled nii kahju. Kas sa oled nõus, et kui ma leiaksin selle töö siin Eestis ja meil oleks koos palju torem lapsi koos kasvatada? Oota korra, vaatame, mida Kätlin selle peale vastab. Ain, ei, see mõte meeldib mulle tegelikult väga, et see oleks hästi tore, sa saaksid majas ka nagu remondi lõpuni teha, aga ma mõtlen, et sa praegu oled natuke liiga rutakas, et äkki teeme niimoodi, et sa käid praegu Soomes ära, ja siis samal ajal sa otsid uue töö ja siis sa tuled Soomest ära, siis kui sa oled leidnud uue töö. Sest muidu, noh... Uus Ain, mis sa vastad selle peale? Mis sa ütleksid? Ei ole hea mõte. Mulle nii meeldiks, kui naine oleks kohe mehega päri, et davai, proovime ära. Okei, teeme talle aplausi. Mis su nimi on? Ilona. Ilona. Kuidas sul läks, Ilona? Ma arvan, täitsa okei. Räägi mikrofon. Täitsa okei. Mis su idee oli, kui sa tulid siia lavale? No idee oli see, et kui ennem oli sellest naise toetamisest juttu, siis kui mees ütleb, et ta läheb ära ja mõlemal on nii hirmus kahju ja kodus on 100 asja teha, siis no jää siia, leiame koos lahenduse. Või pigem see, mida ennem nagu välja siin ka ei öeldud, et inimesed hakkake omavahel suhtlema. Nad otsivad lahendusi igalt poolt mujal ja mine käi seal üksi ära. Ma siis nagu siin üksi ja siis me kunagi hakkame tegema. Hakkame tegema asju kohe praegu, mitte kunagi.
et hakkame kohe asju tegema, mitte kunagi hiljem. Mis sa arvad, kui Ain käituks niimoodi ja see lugu läheks edasi, kas meil hakkaks temast vähem kahju? Ma arvan küll, et ta on juba ettevõtlik, ta võtab oma elu enda kätesse. Mida publik arvab, kui Ain käitub niimoodi, kas meil hakkaks temast vähem kahju? Kes arvab, tõstke palun käsi. Vaat, kui palju sul toetajaid on. Teeme talle suure aplausi. See, mis te just nägite, see ongi Foorum teater. Nagu ma ütlesin, meie ei tulnud teid siia õpetama või loengut pidama. Meie ei ole eksperdid. Meie küsime teilt abi. Meil on Ain, kellel on probleeme. Ja me tahame, et te aitaksite meid. Siin oli üks idee. Ma ei tea, kas see on õige või ei. Suur osa publikust arvas, et see võib olla õige lahendus ja see võiks töötada. Aga ma küsin, siin esimeses stseenis, kui Ain hakkab Soome minema, kas ta võib veel midagi teisiti teha? Mida ta võiks siin teisiti teha, et meil ei hakkaks temast siin loo lõpus kahju? Kas kellelgi on mõni mõte? Kui ei ole, siis see on ka okei. Tule siia näita, ära räägi, tule kohe näita. Teeme talle ka aplausi. Täitsa algusest või mis hetkest? See eelmine oli nagu parim sellest, mis võiks olla, ma leian. Aga et kui seda tseeni nagu ei juhtu, mida väga tihti ka ei juhtu, siis võib-olla... Aga ma ütlen, et praegu sa nagu seletad mulle, aga lihtsalt näita, näed. Sa oled Ain, naine pakkis sulle hambaharja kaasa, hakkad Soome minema, mida sina Aini arvatest, mida sina Aini asemel teeksid? Lihtsalt näita. Kallis, et kui ma tagasi tulen, et kõigepealt ma tahan sulle öelda, et sa oled väga tubli, et sa siin kodus saad kõigega hakkama. Ja ma loodan, et ma saan rohkem sulle tähelepanu pöörata, kui ma tagasi tulen. Ja me koos rohkem aega veeta ja lapsega tegutseda, et koos siis võib-olla laps aitab remondis midagi teha ja me saame koos ühiselt midagi teha. Et kui see sulle sobib, siis ma proovin tagasi tulles rohkem kodus aega ja sinule tähelepanu pöörates seda aega veeta. Et sa hakkad siis uut tööd otsima? Praegu, nüüd või? Töö on ikka sama graafikuga edasi, et hetkel me ei saa lubada endal seda. Meil on see... Mulle meeldib su mõte. Praegu see laps on 1-aastane, et siis kui ta meid aitama hakkab, millal... Aga kuule, Ain, tegelikult see on hästi hea mõte. Proovime. Vaata, mis välja tuleb. No jaa, aga sa praegu lähed ikka Soome? Lähen Soome? Jah. Sa oled väga tubli, saad hakkama. Saadan su ukseni siis. Okei, teeme talle aplausi. Tule korraks siia, mul on veel paar kiiret küsimust. Mis sinu nimi on? Kerli. Mis sinu arvates selles loos põhiline probleem oli? Nagu ma ennist ütlesin, siis meeste ja naiste vaheline psühholoogiline erinevus on minu arust nii suur, et mõista selle mehe peast toimuvat maailma, selleks peab ise naine nii palju tööd tegema ja mees samamoodi andma endast märku, et ta mõistab ka naise valu. Sest nagu ennem siin loengus tuli ka välja see, et valu on kogu aeg ühesugune tunne. Okei, ja kui Ain niimoodi käituks, siis tal läheks paremini. See lahendaks selle probleemi ära. Ma usun, et naise mõistmise osas võib-olla tuleks sinna abiväge veidi juurde. Okei, nii et võib-olla te ilmselt jääks tööst ilma, aga vähemalt oleks naisega koos, saan ma õigesti aru? Näiteks. Okei, mida publik arvab? Sest et töö on põrkepall, mis maha visates tuleb tagasi, aga inimsuhted on klaasist pall ja need ei tule tagasi kildudena. Seda ütles Kerli, jätke meelde. Teeme talle aplausi. Ma unustasin küsida, et mida publik arvab, kui meie Ain oleks käitunud niimoodi oma abikaasaga, kas tal läheks siin loos paremini? Tõstke käsi, kui te olete seda meelt. Jah, nii mõnigi käsi on üleval. Okei, me enam ei vaata seda stseeni, ma nägin kella. Me lähme edasi. Lähme sinna, kus Ain tuleb koju, sest ta on vallandatud Soomest, ta on natukene laeva peal võtnud. Kas sel hetkel, kui ta tuleb koju, kui ütleme, et mitte midagi pole muutunud, ta läks samamoodi Soome, ta ei üritanud rääkida naisega, nagu meil siin need 2 Aini proovisid, et kujutame ette, et seda pole olnud. Lähme selle originaalse tava alguse loo juurde tagasi. Kui Ain tuleb sealt laeva pealt ja ta on juba veits joonud, siis kas sellel hetkel ta saaks veel midagi teisiti teha või ei? Mis te arvate? Või siin on juba liiga hilja?
ma ausalt, ma tean, et ma tundun võimekas, aga ma ei oska mõtteid lugeda. Nii et teeme kiire küsitluse. Kes arvab, et siin Ain enam ei saa mitte midagi teha, kui ta on juba joonud laeva pealt maha tulnud, tõstke käsi. Mitte ühtegi. Kes arvab, et ta saab midagi teha, siis tõstke käsi. Okei, aga te ilmselt ei tea, mida teha, jah? Okei, ma annan teile 5 minutit aega, arutage kellegiga, põrgatage oma mõte kellegi teisega, mõelge, kas on hea mõte või ei. Okei, 30 sekundit läks. Jaa. Ja aeg saab kohe-kohe täis, nii et palun teil lõpetada oma jutt. Nii, kas kellelgi on mõni hea mõte, mida ta sooviks meile näidata, et me saaksime koos harjutada selleks? Nii. Ei ole, kahjuks. Nii, aga siis ma pakun, et me lähme edasi, kui siin ei ole häid mõtteid. Sul on mõte? Kas saaks sinna mikrofoni? Teilt äkki tuled poolele teele vastu, jah? Kui sa juba nii lähedal oled, siis tuled äkki näitad, eks ole? Et siis tegelikult ma mõtlesin sellele, et hoopis naine oleks võinud nagu üht-teist teisiti teha, et tegelikult see olukord, kui nagu tal mees tuleb, ütleb, et nagu ta jäi tööst ilma, et no ma ei tea, äkki nagu oleks õige öelda selle sõbrannele, et kuule jah, aitäh, et tulid, aga äkki tuled mõni teine kord ja siis nagu rääkida oma mehega, sest et nagu... Okei, ma sain aru, just ütlen, et tavaliselt meil on Foorum teatris see mõte, et noh, kujutage ette enda elu. Kui teil on näiteks sõbraga või kolleegiga või ülemusega probleem, siis me ei saa midagi teha nii, et see teine inimene lihtsalt nipsust muutub. Me peame ise midagi tegema. Aga siis ma mõtlesin, et täna võiks nagu teistmoodi teha. Nii et äkki sa tuledki selle naise asemele näitaksid, kuidas üks õige naine peab mees kohtlema, kes tuleb Soomest purjus peaga koju. Proovida võida, jah. Võta istet. Ma lihtsalt ütlen, et su mees kohe tuleb Soomest, on veits joonud. Ta tuleb koju, aga sa ei tea seda, et on joonud ja et ta tuleb koju. See on üllatus. Aga palun, Ain, tule sisse, vaata, mis juhtub. Tšau, kallis. Tšau. Kuidas sul tööl läks? No, kuule, tule räägime. Kuule, äkki sa oleksid nõus mingi teine kord tulla? Ole nüüd, mul tuleb ju Raul alles poole tunni pärast järgi, kuhu ma lähen. Räägige, aga mina teid ei sega. Ma siin vaatan oma uhkuse pilte edasi. Kuule, aga see tõesti on elukord, kus on vaja üksi penne jääda? Kätu, no mis sa mõtled, ma seisangi seal trepi peal või natukene? No ma tean ju teie asju ka, et mis seal ikka? Kas sa oled mu sõbranna? Parimatest parim. Kas sa siis äkki arvestaksid sellega, mis mina mõtlen? No eks sa ise tead, kui sul on siin nüüd siis Ain palju tähtsam kui mina, no eks ma siis seisan seal väljas ja ootan, no eks ma siis helista. Kindel või? Ma võin köögis ka olla. No minu siis köögi. Kas või nii? Kuule, aitäh. Ma tahtsingi sinuga üksinda rääkida. Ma olen joonud natukene. Aga mind vallandati. Aga ma luban, ma leian kohe uue töö. Terve internet on ju täis töökuulutusi. Jah. Ma tahan nüüd last näha. Aga mul on hea meel, et sa vähemalt oled ennast kokku võtnud, sul on mingid mõtted, mis edasi teha, siis jah, lähme lapsele. Okei, teeme aplausi. Kas ma teile kätte annan? Korraks võid sinna sisse rääkida, et kuidas sul läks? Mis sa arvad? Täitsa normaalselt vist läks. Ma ei tea tegelikult nagu...
ütleme nii, et minu arvates see ongi nagu see, et kui te olete juba kellegagi koos, kui te olete otsustanud, et nagu te olete nüüd, te tahate nagu teineteisega oma elu veeta, siis ei ole nii, et kui nagu ühel on probleem, siis sa lihtsalt hakkad nagu mingi teisi varianti otsida, et siis nagu sa tuledki tema juurde, sa kas või räägid teda, sa toetad teda, sest nagu see ongi see, et mis sa teed, kui sa armastad teist inimest. Või muidu see ei ole vist nagu armastus. Mis sa arvad, kui Ainil oleks olnud nii toetav abikaasa, kas tal läheks paremini? Tegelikult ma usun küll, sest tegelikult tuli välja, et ta isegi oli selle aja jooksul ennast nii-öelda kokku võtnud, tal olid juba mõtted, et nii, ma hakkan nüüd nagu uus töö otsida, et ma arvan, et läks täitsa ilusti. Mida publik arvab, kui oleks selline abikaasa, kas Ainil läheks paremini? Tõske käsi? Jaa, väga hea, tubli, teeme aplausi veel kord. Nii, äkki keegi sai siit inspiratsiooni, et mida abikaasa või toetavad inimesed ümberringi saavad teha. Aga mida siis kas Ain või abikaasa või sõbranna saaks siin stseenis veel teisiti teha, kas kellelgi on mõni mõte, mis ta sooviks proovida? Ma ütlen ausalt, ma tean, et siin laval tundub nagu hirmus, aga tegelikult ei ole. Et see, inimene, kes lõi Foorum teatrit, ütleski, et Foorum teater on niisugune nagu harjutus. Et me harjutame erinevaid asju, et kui meil kunagi päris elus peaks juhtuma neid probleeme, siis me teame juba, mida teha. Nii et kas kellelgi on mõni mõte siin? Kui ei ole, siis me lähme edasi. Minul ei ole probleemi. Ainil on. Okei, siis lähme edasi. Lähme sinna paaristseeni juurde. Kujutame ette, et tal ei olnud nii toetavad abikaasat. Ta on 2 kuud otsinud tööd. Eks ole, ta pole leidnud seda. Ta on hommikul baaris. Kui on selline olukord, siis kas Ain saab veel midagi teisiti siin teha või on juba liiga hilja? Mina seda ei tea. Vaatame, äkki teie teate. Ühesõnaga, mängureeglid on samad. Me näitame seda stseeni algusest peale. Kui teil on tunne, et Ain peaks midagi teisiti tegema, siis öelge stopp ja öelge valjusti, sest et ma ei pruugi kuulda siia muidu. Nii, kui te olete valmis, siis palun. Tere hommikust! Oi, tere! Jälle istud siin kurva näoga. Mis sul on siis? Tead, see sama asi. Ma ei ole ikka veel tööd leidnud. Ei ole vai? Oled uurinud vai? Ma olen uurin kogu aeg, ma otsin ja ma olen käinud vestlustel, saadan CV-sid olen saatnud. Seda ma olen kuulnud, jah. Aga... Tead, käisin proovipäeval kaubanduskeskuses käru lükkamas, tead. Loomulikult töö on töö, aga tead, see palk, see ei ole piisav. Raha on raha. Jah, see ei ole piisavat pere ära toita ja mul on laenud on, võlad on kaelased, ma ei tea, mida teha. Mul on abi vaja. Kuule, võtame ühed viskid. Mul ei ole... Mina pakun sulle, ma teen välja sulle. No nii, kuule, läheb paremaks. Nii, siit tuli stopp. Mida Ain peaks tegema siin? Et ütleme, et alkohol ei ole lahendus praeguses olukorras. Okei, tule, proovi. Vaata, kas sa saad siuksele sõbrale öelda. Et ma proovin olla siis Ain. Mida? Kas ma proovin olla Ain? Ja. Proovi olla Ain ja proovi siis öelda hommikul baaris sõbrale, et alkohol pole lahendus. Enda kätte. Me anname selle plasku ka, see on niisugune väike aksessuaar, et sa tunneksid ennast rohkem Ainina. Nii, võtame selle hetke pealt, kus siis sõber pakub, et võtame viskit. Kuule, sul läheb nii halvasti, et võtame viskit. Eks ole, ma pakun kuule. Tead, aitäh sulle. Tõesti, aga see alkohol ei ole mingi lahendus praeguses hetkes, ei ole vai? Et mul on pigem mingit head nõu vaja, et mida võiks sellises olukorras teha? No kuule, võtame ühe viski, siis tuleb nõu ka, ma arvan. Ma ei joo kahjuks. Sa ei joo? Või õnneks, ei joo. Mis see siis on? Nüüd, sest ma tegin sellele lõppu. Tegid lõppu, nii? Okei. No siis ma võtan üksi. Ma ei viitsi sinu... Kas sinul on ka mingi mure? Mul ei ole midagi mure, et võtan teise viski.
Kõik on korras. Okei, stopp. Kuidas sul läheb? Minul? Sul, jah. Mis sa arvad? Kas oli kerge öelda niimoodi oma sõbrale, et ei taha enam juua, et jätsin maha? Jah, sest ma olen tegelikult ise seda ka juba harjutanud. Varem. Mis te arvate, kas see on võimalik, et Aini tabab selline meeltemuutus ja ta jätab seal joomise maha? Kes arvab, et see on võimalik? Tõstke käsi. No, nagu oleks, keegi nagu tahab öelda, aga väga ei taha. Seal on üks. Kus ma ei näe. Seal samas. Kas saab sinna mikrofoni korraks, et saaksid öelda, miks see sinu arvates reaalne on? No selles mõttes oleks reaalne, aga nüüd siis, kui mõni tubli sõber tuleks, ma ei tea, kas või no ütleks lihtsalt, et nagu kuule lõpeta ära, võtta ennast kokku, et mida kuradi sa teed praegu oma eluga. Sa täitsa lihtsalt praegu lähed põhja. Et see oleks reaalne siis, kui tuleks mingi sõber ja ütleks talle seda? Jaa, sest et tegelikult nagu see inimene, kellega sa lihtsalt jood või nagu kes nagu räägib sulle, oja, sul on probleem. Okei, davai, lähme juua, see ei ole päris sõber. Okei, see, kes kutsub jooma, ei ole päris sõber. See on õigesti aru. Mitte selles olukorras. Mitte selles olukorras. Nagu ma ütlesin, vaata, mina olen see jokker, kes provotseerib. Okei, kelle arvates see ei olnud ebareaalne? Kas keegi oskaks mulle selgitada, miks? Sest nagu ma ütlesin, minul vastuseid ei ole, mul on ainult küsimused. Kas ma võin vahele öelda, et ma tegelikult ei märganud, et ta siin juba jõi. Ma mõtlesin, et ta tuli lihtsalt siia istuma, et ma ei näinud seda olukorda algusest peale. Pole hullu, me võime uue olukorra teha. Aga miks ei ole inimesed ju jätavad joomist maha? Miks ei ole siis reaalne? Ma ei saa aru. Keegi oskab seletada, ma saan aru, et siin on mingid vaimse tervise eksperdid kohal või midagi. Ei? Seal on üks käsi. Viskame talle mikrofoni. Ma arvan, et see on natuke ebarealistlik, kuna mulle jäi mulje, et Ain, tal on suuremad mured hetkel kaelas kui alkohol, et tal ei ole seda ressurssi endas, et praegu võib-olla see joomine niimoodi hetkega maha jätta. Okei, see tegi natukene selgemaks küll. Aga kas sa ütlesid, et kui Ain teeks niimoodi, siis tal läheks elus paremini? Ma arvan lihtsalt, et alkohol ei aita asja nagu selgemalt näha. Et kindlasti, kui sa jätad alkoholi välja, võib-olla alguses sul on raske, aga pärast küll sind tee viib sinna õigesse kohta. Et sa pead lihtsalt selle esimese sammu tegema. Selge. Jällegi, me nägime ühte varianti, ma ei tea, kas see on hea või ei, publik arvas, et see pigem on ebareaalne, aga suur aplaus sulle. Aitäh! Aitäh! Siit tuli üks mõte, et võib-olla see on natukene ebareaalne, aga kui Ainil oleks sõber, kes paneks ta paika, siis nii-öelda ütleks, et mida sa teed, võta ennast kokku, siis see võiks aidata. Nüüd, nagu ma ütlesin, täna me teeme natukene teistsugust foorumteatrit, kus te võite ükskõik kelle asemele tulla. Kas keegi tahab proovida olla see Aini sõber, kes üritab tal paluda joomist maha jätta? Või see on ka pigem ebareaalne? Või kes peaks üldse seda tegema, kui mitte see sõber? Kas keegi teine üldse? Ei? Okei, aga siis vaatame uuesti seda stseeni sõbraga pärast seda, kui nad on esimese viski ära joonud ja vaatame, et kui ta on veel selle viski ära joonud, kas siis on ka juba liiga hilja või ta saaks veel midagi teha sel hetkel? Okei? Ja kui teil on jällegi mingid mõtteid, mida võiks teha, siis julgelt öelge stopp, proovime, katsetame. Nii, palun. No nii, ootame lahenduseks viskit, eks ole, jah? Jah. Aga tead, võlad on kaelas nii suured. Nüüd on eelmise pere lapse alimendid on mitu kuud maksmata ja... Aha, no nii. Seda ma olen kuulnud. Ja siis veel nüüd on maksuamet. Ma ei tea, kas no see kurat maksuamet on iga ühe kallal. Me tean seda küll, jah. Peres on probleemid. Peres ka või? Mul on abi vaja. Kuule, siis võtame teised viskid. Jah. Hea küll. See aitab küll, kuule, lahendada need asjad. No, kuule, mul on nii raske. No sul on iga päev raske, kuule me ei jaksa sind enam kuulata, ma lähen minema. No, kustuta mind ära.
No nii. Kas siin sai siis Ain midagi teisiti teha või mitte? Ma annan teile sellise võimaluse, et kui kellelgi on väga hea mõte, aga ma saan aru, et te nagu kardate meiesuguste tähtede kõrval siin laval olla, siis ma pakun, kuna me täna rikume natukene Foorumteatri reegleid, kohendame neid, siis ma tahan proovida veel ühte asja. Ma tahan, et ütleksite Ainile, mis ta peaks siin teisiti tegema. Ja Ain proovib seda ise teha. Nii et siin oli juba käsi. Ain enda parima äranägemise järgi proovib seda ideed, mis sealt tuleb. Et Ain võiks öelda oma sõbrale jutumärkides, et kuula mind rohkem, eks sa saad aru, et mul on räigelt raske. Okei, mis hetkel? No siis, kui ta ütleb, et võtame teise veel, siis on kõik hullult hästi. Okei, nii et sõber, tule siia kaasa. See hetk, kui sa ütled, võtame teise veel, kõik on hullult hästi, jäta talle korraks mikrofon. Ain proovib seda, aga kui sul on tunne mingi hetk, et Ain ei tee õigesti, siis ütle stopp ja sealt koha pealt lihtsalt räägid. Sa ei pea midagi tulema, aga lihtsalt räägid temaga otse. Nii, proovi nii. Ehk siis su mõte oli see, et öelda talle, saad sa korrata? Ei no, et see ei ole lahendus, et ole mu sõber päriselt ja aita mind nagu mõelda, mis edasi saab. Okei, Ain, proovi niimoodi teha, vaatame, kuidas läheb. Kuule, võtame teise viski veel. Kuule, ei, oota, see ei ole lahendus. Aita mind, ole mu sõber. No eks me ole su sõber, jah. Aita mul probleem lahendada, kuule. No alati me istume siin paaris ja oleme sõbrad, eks ole. Ütle mulle, mida ma peaksin tegema? Kuule, mina ei tea. Mina ei ole abielus ja mul ei ole tööd ka. Aga ma saan mingi hüvitisraha. Sellega ma joon. No aga mul oleks vaja kedagi, et keegi mind toetaks ja annaks nõu, et ma olen tõesti enda eluga hommikusse jooksnud. Stopp tuli siit. Teine mikrofon tuleb kohe. Aitäh. Sõbra asemel võiks proovida ütlemist, et... Tule näita, mis sa ikka seletad. Selle asemel, et öelda, et ma joon selle raha eest, proovib sõber midagi muud. Tule siis sõbra asemele. Nii, Ain, korda palun oma viimast lauset ja siis vaatame, mis ideesid tuleb. Et mul oleks abi vaja, et mu elu on täiesti ummikusse jooksnud. Mida ma tegema peaksin? No alustuseks võiks mõelda, et mina istun siin ja mul pole naist ja pole tööd ja hüvitis jookseb ja muidugi istun siin ja käin ja mis sa arvad, et kuidas on? Tunnen ennast hästi või tahad olla iga päev mu seltsiline siin või on sul mingid muud mõtted, kuidas seda võiks lahendada, et sa ei satuks niimoodi nüüd siia minu kõrvale iga päev? Et kui meil on kõikidel inimestel on 24 tundi päevas, et kuidas siis on? Et saad midagi ette võtta või ei saa? Ma olen ju tegelikult proovinud, aga ma vajan tõesti reaalseid lahendusi. See siin istumine... No siis ära joo, mine koju naise juurde, võta ümber kinni ja ütle, mul on vaja suga rääkida. Ma ei tea. Teeme aplausi. Mul on sulle üks küsimus, kas see on reaalne, et sõber nii käitub? Mis sa arvad? Oleneb inimese siis teadlikkusest jälle, kuidas ta maailma näeb ja kuidas ta suudab panna ennast teise kingadesse. Et ei pea olemagi see, et iseenda nagu sa saad teadvustada endale, et sa oled ise tegelikult hullemas olukorras veel, aga et sa näed teise kingades seda olukorda, et see on reaalne, kui inimene suudab korraks selle nuppu võtta oma peas ja mõelda teise kingadesse. Et tegelikult igas inimeses on see oskus ju olemas, et miks ei peaks olema reaalne. Okei, ma ei ütlegi, et see ei ole reaalne. Teeme veel ühe aplausi. Mida publik arvab, kui sõber niimoodi käituks ja Ain niimoodi käituks, kas see lahendaks olukorra ära? Tõstke käsi, kui teie arvates lahendab. Ja nii mõnigi arvab, et lahendab. Nii et mingi idee siin on käituda niimoodi. Kas kellelgi on veel mingi idee, mida siin paaris stseenis saaks teisiti teha? Või lähme edasi?
seal on üks, tule näita, kelle asemel sa tahad tulla? Okei, siit. Aga kelle asemel, kelle idee sul on? Mul on sõbrale idee, et sõber ütleks, teeme ühisfirma, ehitame Eestis. Aga teeme niimoodi, et ära mine Soome ehitama, teeme firma. Aga teeme niimoodi, et sa oled seal samas ja mängid seda sõpra. Sa lihtsalt ütle seda sama, ainult ütle Ainile. Aga mis hetkel see on? Kas see enne esimest või enne teist viskit? Enne esimest. Okei, sind ei ole praegu vaja ja meil on uus sõber. Enne teist viskit ütleb sõber Ainile, palun. Enne esimest viskit. Enne esimest, vabandust. Enne esimest viskit sõber ütleb Ainile. Ma saan aru, et sa oled väga õnnetu, sinuga on juhtunud elus mõningad ebameeldivused, aga me saame sellest koos üle. Teeme firma, mis sa arvad? Kas me saaksime koos teha ehitusfirma ja et me hakkame koos seda vedama? See on muidugi väga hea mõte, aga mul puuduvad teadmised ja oskused. Ma ei tea ju, kuidas seda firmat teha ja muidugi sa peaksid aitama mind väga palju. Kas sa oled nõus seda tegema? Jaa, loomulikult me leiame veel inimesi, kes ühineksid selle firmaga. Põhiline on see, et midagi on vaja ju teha. Ja seda, mida sa oskad ehitada, järelikult võiks proovida seda firmat teha, ehitusfirmat. No see on täiesti mõeldav. Siis teeme ära. Väga hea, teeme talle aplausi. Vabandust, mis te nimi on? Tiia. Tiia, mis sa arvad, kui Ain on kaotanud töö, ta joob hommikuti baaris, tal on kodus probleeme, peab lapse alimente maksma, tal on laenud. Kas ta võiks hakata nüüd firmat tegema? Kas sa arvad, see on hea mõte? Jaa, ma arvan, et inimene peakski ennast natukene ületama, pingutama ja mitte laskma koondamisega seoses allamäge sõitma. Okei, nii et kui tal oleks hea sõber, siis Ainil läks hästi. Just. Okei, aga kui tal ei oleks seda head sõpra, mis siis Ainist saaks sinu arvates? No äkki tema abikaasa oleks talle heaks sõbraks. Aga kui abikaasa ka ei ole? No äkki keegi ikka on. Äkki keegi ikka on. No, loodame, et on. Aitäh sulle. Teeme veel ühe aplausi. Me lähme nüüd edasi meie loo viimase stseeni juurde ja mõte on selles, et vaatame, et kui Ainil ei olnud nii head sõpra, kui Ainil ei olnud seda julgust, nagu siin pakuti, et rääkida sõbraga, et kuule, tegelikult ka mul on vaja su abi ja nii edasi, nii edasi. Kas siin on juba liiga hilja? Kas ta saab siin veel midagi teha, et oma olukorda paremaks muuta või ei? Või kas see hetk on juba lootusetu? Mina seda jällegi ei tea. Mina tahan teada teie arvamust. Nii et vaatame seda uuesti. Kui teie arvates saab veel Ain siin midagi muuta, siis palun öelge stopp. Nii, palun. Ain. Me peame rääkima. Ma saatsin lapse juba ema juurde ära ja ma pakisin oma kohvrid ka juba kokku, ehk et ma lähen ära. Sellepärast, et vaata, ma ei jaksa enam niimoodi, see on üle mõistuse lihtsalt, sa lihtsalt passid siin, sa ei otsi tööd ka enam, meil maja laguneb, katus laseb jälle läbi. Saad sa aru, ma aitasin maksta sul neid eelmiseid alimente, aga ma enam ei jaksa, ma ei taha enam neid maksta. Ja mulle tuleb mingid kahtlased kirjad ka veel. Nagu päriselt ka, lihtsalt. Lihtsalt ma ei jaksa enam. Ma tahaks selle vahepealse meie selle asja kuidagi ära kustutada. Lihtsalt ma ei taha enam niimoodi elada. Ja stopp korraks. Paistab, et siin ei olnud enam Ainil midagi teha. Aga mina ei usu seda. Ma annan teile veel viimase minuti, et omavahel arutada ja pakkuda ideid Ainile siukses ajurünnaku formaadis, mida ta võiks veel siin teha. Midagi, mis oleks teie arvates võimalik ja reaalne siin veel teha. Okei, 1 minut võite arutada inimesega endast vasakul, paremal, selja taga või ees, võite ka oma ette mõelda. Läks.
ja 10 sekundit umbes jäänud. Katsuge lõpetada oma viimane lause. Võite tänada oma vestluspartnerit. Ja nüüd ma tahan, et te kujutaksite ette, et olete nagu, mitte nagu väike saatan, aga väike ingel Aini niimoodi õla peal ja saate talle sosistada kõrva, et mida ta peaks tegema. Kes tahaks pakkuda idee? Seal on üks käsi püsti, siin on teine, kohe seal on kolmas. Ma üritan teid meelde jätta, kui ma unustan, siis tuletage meelde. Nii, esimene mõte, mis sa Ainile ütleksid, mis ta peaks tegema? No esiteks see, et naine ikka tuli nagu sinu juurde rääkida seda, see, no mõtle selle peale, ta nagu jätab sulle seda võimaluse öelda, et ei, ära lihtsalt istuma ei tea, ära vaata kuskile ühte punkti, räägi temaga, ta ütleb, et kuule, ma tegin nii, et nagu ma tahan nüüd ära minna. Kui ta oleks juba nagu seda enda jaoks nagu 100% ära otsustanud, ta ei oleks sulle midagi öelnud, nii et see, et ta nagu ütleb sulle, see on see hetk, kus nagu ta ootab kas või nad mitu sekundit, et kas sa üldse reageerid kuidagi selle peale, ütle talle, et nagu kuule, ei, ära mine, et nagu ma üritan midagi teha, okei, mul ei ole praegu tööd, ma olen täiesti nagu, ma ei tea, kuskile nagu, no ma ei tea, mis teha praegu, ma alustan kas või nagu vähestest asjadest, ma üritan, ma ei tea, kodus midagi kokku teha, okei, võib-olla sul ei ole praegu nii palju raha, aga noh, kui sul on nagu käed õigest kohas, sa võid midagigi proovida teha või vähemalt nagu üldse üritada. Okei, võib-olla ei tule välja, aga proovi. Aitäh sulle. Me küsime nüüd sellelt naiselt Kättinilt, kui Ain oleks niimoodi teinud, kas oleks muutnud sinu otsust? Mingiks hetkeks, jah. See hetk, kus ma näen, et see päriselt juhtub. Aga kui see ikka ei juhtuks, siis ma arvan, ma läheks ikka ära. Aitäh. Nii, järgmine idee? Selles mõttes sarnase algusega, et Ain peaks kindlasti sekkuma, sest praeguses olukorras tegi tegelikult Ain selle otsuse, et naine ära läheks, et naine andis piisavalt palju seda mitte piisavalt palju, aga ta tegi selle pausi. Kui Ain ütleks, et ei, et ära mine ära, mul on abi vaja, et ta räägiks oma naisega, et ma ise ei oska ja ma olen püüdnud, aga mul puuduvad piisavad oskused, ma ei oska, et mul on seda abi vaja. Aga kas sa arvad, et see on reaalne, et Ain siukses olukorras suudab niimoodi öelda seda? See peab tulema Aini enda seest, jah. Mis see peab tulema? Tema enda seest peab tulema, ta peab ise tahtma seda. Okei, nii et isegi vahet pole nagu, kuidas sa seda ütleb, vaid peamine on see, et ta tahab midagi nagu öelda, saan ma õigesti aru? Ei saa? Okei, jah. Küsimus ongi selles, et need lahendused, mis te kõik ütlete, on arusaadav. Aga mida teha, kui ta on juba siukses olukorras? Me näeme, et tal ei ole kõik hästi. Mida selles olukorras saab veel inimene teha, kui ta saab midagi? Aga seal oli üks kommentaar enne. Saaks sinna, tõstke käsi, jah, siis tuleb mikrofon. Seda vist visatakse nüüd. Nii, palun, kuulame. Et mõte alguses oli sama, et Ain peab välja näitama, et tal tegelikult on kahju ka ja ta ei taha, et naine ära läheb. Et tal ilmselt ta ei taha, et naine ära läheb. Ja kuna ta on nii kaua nagu võidelnud ja tegelikult nad ei ole jällegi omavahel ju rääkinud, et siis tõesti öelda, et ma saan aru, sa oled tüdinud sellest olukorrast, mina ise ka, aga püüame koos leida lahendusi ja võib-olla see üks lahendus see, et mina ei ole leidnud tööd, aga laps oli 1-aastane, et äkki naine leiab töö ja mees jääb isapuhkusele koju. Okei. Mees, kes töötas Soomes mustalt, jääb isapuhkusele koju? Aga isapuhkust antakse Eesti riigis nii emale kui isale. Okei. Küsime emalt, mis sa arvad, kui Ain oleks öelnud sulle, et ma jään lapsega koju, et saa mine tööle? Ei, noh, väga hea pakkumine Aini poolt. Mulle selles mõttes, et mulle tegelikult meeldib kodus olla. Aga ma arvan, et kui ta ikkagi nagu väga peale käiks mulle sellise asjaga ja kui ta lubaks veel seda ka, et ta teeb selle remondigi sealt lapse kõrvalt ära näiteks, kuigi ma ei saa aru, see võib isegi reaalne olla, siis ma oleks nõus. Juhuu! Jah, aitäh, teeme aplausi. Aga mul on tunne jällegi, et te üritate mind natukene petta, lähete kergema vastupanu teed. Mina ikka küsin, ja ma kohe annan sulle sõna, ma nägin, kohe tuleb mikrofon, seni kuni tuleb, ma ütlengi, minu küsimus jääb sellest, et see kõik on lihtne, kui inimesed on võimekad,
kui nad suudavad enda eest seista, aga mida teha, me näeme siin murtud meest, mida siis teha, mida ta peaks tegema? Mul on tegelikult üks eelnev küsimus Aini naisele ka, et kas sina oskaksid Aini aidata? Me ei ole siiamaani küsimust saanud, me oleme aru saanud, et ei suhtle oma vahel, aga kui Ain tuleks ja küttaks, et mul on abi vaja, kas oskaksid teda aidata? Nii. Vastus on ei. Ta ütles ei. Kas see tegi olukorra selgemaks, miks see lugu läks nii, nagu läks? Jah, mingil määral. Töötukassasse minna. Okei, kas seda peaks Ain? Okei, Ain peaks minema töötukassasse. Okei, miks mitte? Mida publik arvab? Kas see võiks olla lahendus, et Ain läheb töötukassasse? Tõstke käsi. Tunned, töötukassa inimesed plaksutavad, jah? Näha on siuke väike kallutatus. Okay. Aini saaks aidata tema oma naine, kui ta teeks Aini natuke suuremaks, kui Ain on. Kui ta annaks talle väikese lootuse ja tunneli lõpus paistaks valgus ja see ei ole mitte siis vastutulev vedur. Mis see konkreetsed sõnad oleks, mis ta peaks ütlema siis? Ta ütleski talle, et Ain kallis, sind ma armastan, panekski käed ümber kaela, mitte ei saadaks meest nii ära, nagu nad siin Soome laevale läksid, eks ole, et nagu ei olegi abilupaar, et lapse on nad küll saanud, aga üksteist väga kaugel. Okei, aga kas sa arvad, et tegelikult see Kätlin hoolib Ainist? Jah, Kätlin hoolib, aga see on võib-olla see niisugune meie temperamendi küsimus, et me tegelikult ei kallista oma teist poolt, me ei räägi talle, kuidas me teda armastame, aga tegelikult on see armastuse jõud on see, mis paneb inimesed tegema ja mehed veel eriti. Nagu ma siin varem ütlesin, ega mehed ju pingutavad suuresti naiste jaoks, naiste pärast. Nii et naised saavad sellest aru küll, milline vägi neil sees on. Selge, aitäh, näed, jäta meelde, Kätlin. Võtame veel kas viimase või eelviimase kommentaari Neiu mikrofoniga. Ma tean, et see on nagu provokatiivne. Sorry, härra. Las Neiu räägib ära lihtsalt sina. Et see on provokatiivne, aga selles mõttes, et kui Ain, ütleme, see naine tulebki siis tema juurde siis nüüd lahkumisest teatama, et kui Ain ütleks, et ma tahan ennast ära tappa praegu. Noh, see on... Natuke niimoodi ähvardaks. Mitte ähvardada, lihtsalt seda ta ju tahab tegelikult ja lõpuks ongi sellises seisundis, kus ta temast ei hoolita ja teda ei väärtustata ja ta ei saa sealt välja. Ja kui ta ütleks seda, võib-olla see naine ehmataks selle peale nagu ära. Et lihtsalt, et asi on väga tõsine. Okei, aga mis sa arvad, miks ta ei ütle seda? Sest et võib-olla ta tahab säästa teda sellest informatsioonist, mis talle haiget teeb, kuid ma arvan, kui inimene veel ei ole selles seisundis, et ta nüüd kohe seda teeb, siis ta, ma arvan, ikkagi ütleb seda. Selge, sest ta kardab ka, on ju. Aitäh, nii, viimane kommentaar tuleb siit. Minul on see koht, et ma ei näe, et väga tegelikult Ain midagi saaks teha, sest ta on juba nii kaugele läinud, et ta on tõesti masendusest ja otsi enam tööd. Et võib-olla, mis siin aitaks, oleks see, et selle asemel, et nüüd Kätlin lihtsalt läheb ära, ta annaks osalise ultimaatumi, et kus nüüd paari nädala jooksul me ei suuda midagi välja mõelda ja asjad ei parane, siis on tõesti kõik. Et võib-olla see annab Ainile mingi motivatsiooni tegutseda, sest praeguse seisuga näeb lõpus lihtsalt see, et ta on alla andnud juba. Okei, ma korraks küsin jälle, kui ma ütlesin, mina ei tea vastuseid, mina provotseerin. Kas on hea depressioonis inimesele anda ultimaatumeid? Ma ei mõtlegi ultimaatumini, ka praegu on selles mõttes, et nüüd on kõik. Ma lähen ära, asjad on lõppu ja midagi enam ei parane. Aga kui ta just ütlebki, et ma lähen ära paari nädala pärast, kui asjad ei parane, sest siin muidu on tõesti. Okei, tõstke käsi, kes tahavad veel kommenteerida. Ja nüüd pange käed alla, enam ei saa, meil on aeg täis. Eks ole, kus te enne olite? Ma palun korraks näitlejad siia ette. Teil on veel võimalus viimased, ärge plaksutage veel, ärge aeg on, nii kiire ka pole, ma näen, mul on veel 4 minutit. Ma tahan, et te korraks veel teeksite viimase mõtteharjutuse. Vaadake neid tegelasi, kes siin olid. Ja ma tahan, et annaksite iga ühele 2 soovitust. Mida see inimene peaks oma elus muutma? Mida peaks teisiti tegema, et tal läheks elus paremini? Mida te soovitate Jürile? Mida ta peaks teisiti tegema, et tal läheks elus paremini? On kellelgi mõni soovitus talle? Jäta joomine maha ja teine, seal oli käsi.
Abi peaks otsima väljastpoolt suhet, ma arvan. Sest Jüri. siin on olnud hästi palju tegemist sellega, et suhtes muudkui üksteist toetada, mis on kõik väga õige. Ta ei ole suhtes ju. Jaa, üleüldiselt kogu selle tüki kohta, et inimesed ei saa alati kahekesi hakkama. Kui asjad on juba täiesti põhjas, siis tuleb kas siis kolmandad või neljandad või isegi viiendad inimesed tuleb. Sina võid ka vaadata siis väljaspool oma tutvusringkonda leida teisi. Mis te soovitate sõbrannale, et tal läheks elus paremini? Või tal lähebki kõik hästi? Tõske käsi, kui tahate midagi öelda, või karjuge hästi valjusti. Ja siin on. Võib-olla üks soovitus oleks see, et ta õpiks tundma piire nii-öelda suhetes, et kui ikka teda ei, kui on näha, et on vaja ikkagi omavaheline jutt, siis ei tasu ennast sinna sisse suruda, et rääkige, ma olen nagu nii kõike kuulnud. Aitäh. Veel mõni soovitus talle? Empaatiavõimet juurde, aitäh. Mis me soovitame selle naisele, et tal läheks elus paremini? Kellegil on mõni mõte? Toeta meest ja küsi rohkem, mida teine tunneb. Aitäh. Ja mida me Ainile soovitame? Mida? Peale lahkumist. Peale hakkamist. Aitäh. Veel üks soovitus? Mine Töötukassasse, seal on otse selle inimese juurde saab minna. Aitäh teile. Mis me täna tegime? Võtame korraks kokku. Me näitasime teile lugu ühest Ainist. Te nägite siin erinevaid probleeme, alates alkoholist, majanduslikust olukorrast, selleni, et nad ei osanud suhelda, et Ain ei osanud ennast aidata, et abikaasa ei osanud aidata. Te ütlesite, et see lugu on reaalne, et selliseid asju võib juhtuda. Teil hakkaski kõige rohkem kahju Ainist, aga ka natukene teistest tegelastest. Ja see ongi nagu elu. Elu ei olegi must-valge, et meil hakkab kahju ainult ühest inimesest. Tavaliselt ongi see elus, et natukene on kõik võib-olla natukene süüdi mingil määral või hakkab meil neist kahju. Elu ei olegi must-valge. See lugu ka ei olnud must-valge. Siin ei olnudki lihtsalt lahendust. Ja ma vaatasime erinevaid variante, mida Ain saaks teisiti teha, mida tema kaasa saaks teisiti teha, mida sõber saaks teisiti teha. Ja elus ongi tihtilugu niimoodi, et võib-olla me peamegi rohkem märkama inimesi enda ümber, et vaadata, mida me saame nende jaoks teha, mitte alati lootma, et me suudame ise kõik alati korda teha. Sest et võib-olla me olemegi sellises olukorras nagu Ain ja nagu keegi ütles, et võib-olla siin ei saagi enam midagi teha. Peabki tulema keegi väljaspoolt või peab tulema sõber või elukaaslane ja aidata teha. Aga kõige olulisem on see, et see, mis te siin nägite, see Foorumteater, see ei ole ainult siin ja praegu. Foorumteatri mõte on see, et see Foorumteater toimiks edasi teie peas. Me ei tulnud siia vastuseid teile andma, me tulime vastuseid otsima. Ja ma loodan, et siin mingid küsimused, mõtted, mis me tõstatasime või teie keegi publikust tõstatasite, et te ise mõtlete nüüd nende peale edasi. Sest see ongi see kõige toredam asi Foorumteatri juures, kui see Foorumteater hakkab sinu enda peas toimima ja me ei teagi, mis on õige lahendus, kuni me pole asju proovinud. Suur aitäh teile, teeme suure aplausi näitlejatele. Suure aplaus meie Jokkerile. Aitäh. Ja tehke ka suur aplaus iseendale, sest ilma teie mõteteta ja tegudeta poleks seda Foorumteatrit täna siin sündinud. Aitäh!